Armsad, pean tunnistama, et olen sellel kuul esimest korda oma kodukoguduses, nimelt pühapäevasel jumalateenistusel. Kõigepealt olin ma Saaremaal, kus elab mu ema, kes tähistas oma 90. sünnipäeva. Seejärel tähistas Nõmme koguduse noortekoor oma 50. sünnipäeva ja kuna olen seal koguduses üles kasvanud ja ka selles laulnud nagu vend Aamo ja nii mõnigi teine, siis ei saanud ka sinna mitte minemata minna. Ja lõpuks olin need pühad koos Rootsi sõpradega Narvas sealse koguduse keskel. Ja kõik need kogudused saatsid ka olevistele oma südamlikud tervitused, milled siinkohal üle annan. Teate, Vene koguduse keskel on tervituste vastuvõtmine ja saatmine üks väga armas ja oluline asi. Nimelt nad tõusevad koosolekul püsti ja tervitusi vastu võttes ütlevad blagadarim, täname, ning need ise vastu andes kõlavad sõnad milosti prosim, mida võiks eesti keeles ümber panna südamest palume. Aga nii palju siis nendest tervitustest. Ometi ma tahaks meid kõiki aga tervitada nende sõnadega: Jeesus Kristus on üles tõusnud. Ta on tõesti üles tõusnud. Christos vaskres, vaistinu vaskres. Christ has risen, risen indeed. Ma ei unusta seda aastat 1982, kui ma tulin Nõukogude armeest ja umbes nädal aega pärast seda me sõitsime oma vanematega tagasi Venemaa poole, nimelt Moskvasse. Ei mitte seda linna imetlema, vaid ühte meest, kes sinna pidi tulema. Ja see mees tuligi, tõusis pühapäeval kantslisse ja kuulutas 3 korda just nõnda vene keeli Christos vaskres. Ja teate, polnud mitte meie mõistes ülestõusmisest pühagi. See oli olnud vähemalt paar pühapäeva varem. Aga ometi Billy Graham teadis, et Venemaal tähistatakse seda püha pikemalt kui vaid 3 päeva. Jah, me võiksime lausa öelda, et eelmisel pühapäeval tähistasime me Jeesuse 2. sünnipäeva. Te teate ju, et on olemas inimesi, kes pärast mingit õnnetust või haigusest eluga pääsemist tähistavad oma 2. sünnipäeva. Kuid armsad, Jeesuse oma on selles mõttes otse vastupidine. Me tähistame ju mitte tema pääsemist, vaid tema vabatahtlikku osalemist selles õnnetuses, inimkonna patuõnnetuses ning issanda ohvri surma ning tema ülestõusmist. Seejuures tuleb märkida, et Jeesuse 2. sünnipäev on palju olulisem kui esimene ja ka palju täpsem. Kui jõulupühade tähistamise aeg on nii-öelda kokkuleppeline, siis tema 2. sünnipäev on fikseeritud ja täpne paasapühade ajal. Enamgi veel on aga oluline see just tähtsuse seisukohalt. Vaadake, kui Jeesus sündis, lausid inglid: au olgu Jumalale kõrges ja rahu maa peal inimestest hea meel. Kui ta aga suri, oli taevas vaikne. Nii vaikne, et Jeesus pidi kisendama: mu Jumal, miks oled sa mind maha jätnud? Nii suur oli maailma patusüü. Ometi tänu sellele oleme meie lunastatud. Jeesuse 2. sünnipäev on toimunud ja alates ülestõusmisest elab ta igavesti ja valitseb oma isa paremal käel. Ma olen kasutanud teinekord matustel seda lauset, kus keegi on öelnud nõnda: kui sa oled sündinud siia ilma 1 korra, sured sa 2 korda. Aga kui sa oled sündinud 2 korda, sured sa vaid 1 korra. Mida see tähendab? Kui sa ei ole ülevalt sündinud, siis sured sa 2 korda.
nii maiselt kui taevases mõttes, olles lahutatud Jumalast. Kui sa aga oled sündinud 2 korda, see tähendab nii maises mõttes kui ka ülevalt, see tähendab, oled uuesti sündinud, sured sa vaid 1 korra oma elus ja sured selleks, et tõusta üles igavesele elule koos Issandaga. Nimelt just selles mõttes võisin ma koos Jeesusega tähistada meie mõlemi sünnipäeva eelmisel pühapäeval. Tema teine sünnipäev tegi võimalikuks minu teise sünnipäeva, sest ilma selleta, tema ülestõusmiseta ei oleks mul kunagi võimalustki tähistada oma ülevalt sündi. Oli 17. aprill 1970. aastal. Reedene päev ja Nõmme baptisti kogudus oli järjekordne äratusnädal, kus tavaliselt 2 külalisvenda jutustasid. Ma olin Issandalt tundnud juba kutset kogu selle nädala jooksul. Aga ma olin nimelt oma kaksikõega kokku leppinud, et kui me selle sammu astume, siis me teeme seda koos. Sest kaksikutena olime me paljudki koos teinud. Näiteks olime me selleks ajaks juba oma 5 või 6 aastat ristitud olnud. Te küsite, kuidas nii? Baptisti pastori lapsed. Jah, me olime ristitud laste ristimisega. Seal on ainult üks aga. Nimelt laste ristimisega selles mõttes, et mina ristisin oma õe Heldi ja tema ristis minu, kui me nii umbes 4 või 5 aastased olime. See toimus meil kodus vannis, kus me seda talitust siis üksteise peal läbi viisime. Olid ju meil selged nii laulud kui vastavad sõnadki. Niisiis olime me õega otsustanud oma elu üheskoos Issandale anda, sest me olime tundnud juba seda kutset. Aga tol õhtul oli see kutse minu hinges nii tugev, et kui külalisjutustaja pastor Ilmar Kurg minu juures seisatas ja küsis, kas sa tahad oma elu Jumalale anda, olid korraga kõik mu lubadused oma õele ununenud. Jah, ma tundsin 10-aastase poisina tõemeeli, et ma olen patune ja vajan Jeesuse armu. Mu sees oli üks värin, aga see sai lahendatud. Ma võisin tõusta oma põlvedelt üles juba uue looduna ja õde tuli sama teed mööda järgmisel õhtul. Me olime küll lapsed, aga me tundsime, et tõepoolest, nii nagu ütleb Jeesus, ükski ei tule minu juurde muidu, kui teda ei tõmba isa. Et see tõmme oli meil ülevalt. Reedel ütles üks väärikas poeg siin oma väärika isa ärasaatmisel sellised ilusad sõnad. Ma tänan sind, isa, et sa õpetasid mind palvetama. Võis täheldada, et see isa ja poeg olid väga lähedased olnud. Aga ka isa pärandus pojale oli tähelepanu väärt. Ta õpetas oma poega palvetama. See on hinnalisem ja vajalikem kõigist muudest pärandatavatest väärtustest ja varandustest. Sest mitte keegi ei saa oma lastele pärandada taevast, kuid saab ometi pärandada võtme sinna sissepääsuks. Mulle kõneleb ülestõusmise loost väga palju kaunist, see tähenduslik lause, mida ütles ingel naistele Markuse 16:7. Ent minge öelge tema jüngritele, ka Peetrusele, et ta läheb teie eele Galileasse,
seal te saate teda näha, nõnda nagu ta teile ütles. Ka Peetrusele. Just need 2 sõna ja vana tõlke järgi. Sest uues tõlkes kõlab see nõnda: minge ütelge tema jüngritele ja Peetrusele. Aga see vana tõlge on minu meelest palju väljendusrikkam. Miks on need sõnad siin kirjas? Miks valis ingel Jeesuse jüngritest välja just Peetruse? Miks ikkagi Peetrusele? Esiteks seetõttu, et Peetrus vajas neid sõnu enim kõige rohkem vast neist jüngritest. Tema inimlik lootus Jumala armule oli kõigist teistest jüngritest vast tookord väikseim ja seetõttu tema vajadus, et tema poole nii personaalselt pöördutaks, ka suurim. Oli ta ju oma issandat salanud. Ja mitte lihtsalt kogemata, mitte lihtsalt nii-öelda käigu pealt, kui inimene teeb midagi ootamatut. Issand oli ise seda talle ette öelnud. Öeldes, et enne kui kukk laulab, on Peetrus teda 3 korda ära salanud. Ometi tegi Peetrus just nimelt seda, mida issand oli ette kuulutanud. Ta oli ära salanud, et ta Jeesust tunneb. Ma olen ühes oma jutluses öelnud, et see salgamine võis inimlikus mõttes ka midagi muud tähendada. Et Peetrus võis nii kangesti tahta oma issanda ligidusse jääda, tema kannatustest osa saada, et ei pidanud seda nii-öelda väikest valget valet niivõrd tähtsaks kui võimalust sinna paika jääda ja kõike ise pealt jälgida. Ei olnud selleks ajaks ju jäänud Jeesuse lähedusse enam ühtegi muud jüngrit. Ja tegelikult mulle tundub, et Peetrus võis seejuures ikka veel olla sisemalt valmis ka Jeesuse eest surma surema. Just nii, nagu ta oli seda öelnud. Ometi ei kaalu kõik see üles salgamise fakti. Sest Jeesus oli sealsamas ülempreestri õues vaatamas Peetrusele, kes seepeale välja läks ja kibedasti nuttis. Mis annab meile kindlat aimu sellest tõest, et sellised sõnad nagu eesmärk pühendab abinõu või eesmärk vabandab iga abinõu ei pea vaimulikes asjus paika. Me võiksime küsida, aga mis oli siis erinevad Peetruse ja Juudase äraandmises, sest mõlemad ju reetsid Jeesuse. Ka on teada, et mõlemad nutsid pärast kibedasti. Ometi üks lõpetas oma elu, teisele sai ta ka osaks sõnad: minge ja rääkige Peetrusele, minge ja rääkige jüngritele, ka Peetrusele. Võib öelda, et tegelikult Juudas ju otse ei salanudki Jeesust, vaid andis tema koguni suu andmisega ära. Pealegi müüs ta maha. See oli ette kavatsetud ja läbimõeldud tegu. Ja sedagi oli Jeesus ette hoiatanud. Miks aga kõlasid need sõnad just Peetrusele? Teiseks kõlas ingli kuulutuses nimi Peetrus sellepärast, et Jeesus ja kogu taevas tundis Peetruse kahetsuse määra. Me kuulsime täna pojast, kes tänas oma lahkunud isa selle eest, et too oli teda palvetama õpetanud. Jeesus oli kõiki oma jüngrid palvetama õpetanud. Palvega, milles sisaldusid sõnad: anna meile andeks meie võlad, nii nagu meiegi andeks anname oma
võlglastele. Armsad, ma usun, et Jumal oli Peetruse kiberaid pisaraid juba tähele pannud. Taevas oli arvestanud seejuures ka Peetruse täit suhtumist Jeesusesse. Tema entusiasmi, mida Peetrus oli üles näidanud kas või kord tormisel merel Jeesuse juurde paadist välja astumisega. Või ka siis, kui Jeesus õhtusööma ajalt tõustes jüngrite ees kummardab ja nende jalgu pesta võtab. Seesama Peetrus, kes oli siis küsinud, issand, kas sina mu jalgu pesed? Eladeski ei või sina mu jalgu pesta, ütleb Jeesuse vastuse peale, et kui tema, see tähendab issand, seda ei teeks, poleks Peetrusel Jeesusega osa. Ta ütleb nõnda, issand, mitte üksnes minu jalgu, vaid ka käed ja pea. Just selline emotsionaalne oli Siimon Peetrus. Sedasama armastusest ajendatud entusiasmi leiab tema juurest ka siis, kui Peetrus otsustab Getsemani aias Jeesuse kaitseks mõõgaga välja astuda. Ma usun, et Jumal oli seda kõike tähele pannud ja talletanud, aga samuti ka Peetruse palvet. Sest armsad, ma usun, et Peetrus väljudes sealt ülempreestri õuest ei läinud kuhugi nurga taha mitte ainult kibedasti nutma, vaid ta läks ka palvetama, anudes andestust ja armu Jumala käest. Jeesuse temale pööratud pilk, millest räägib Luuka 22:61, pidi olema toonud talle meeleparanduse. Just seda oli Jumal tähele pannud ja üles tõusnud Jeesuski oli sellest teadlik. Kolmandaks, need sõnad ka Peetrusele annavad tegelikult meile kõigile lootust. Selles osas, et Jeesuse pakutav andestus on ikka veel jõus. See tähendab, et ka sinul, armas kuulaja, on ikka veel võimalus. Ka meie oleme oma tegudega ehk väljendanud teinekord sama suhtumist, nagu me ei tunneks teda. Mis iganes on meie motiiviks olnud või kui tõsiselt on see teguviis olnud läbi mõeldud või ehk vastu oksa hoopis läbi mõtlemata, aga tulemus oli ja on seesama. Ometi pakub ülestõusnud Jeesus sedasama armu kõigile, kes seda igatsevad ja otsivad. Tema andestus ja arm on tänagi veel leitav. Matteuse evangeeliumi 7. peatüki salmid 7 ja 8 ütlevad, paluge, siis antakse teile. Otsige, siis te leiate. Koputage, siis avatakse teile. Sest igaüks, kes palub, see saab. Ja kes otsib, see leiab. Ja kes koputab, sellele avatakse. Alguses ütlesin siin, et Billy Graham tähistas ülestõusmispüha 1982. aastal. Aga armsad, kas see peaks see päev olema meile kõigile mitte ainult üks püha, mitte kusagil 2-3 päeva rõõmustamist, vaid alatine rõõmupüha, alatine rõõmupõhjus. Meil tuleks otse alati tervitada üksteist nende sõnadega Kristus on üles tõusnud. On see ju meie usu alus, usu tugi ja usu eesmärk. Minu jaoks kaunimaks ülestõusmiselu lauluks on kujunenud laul number 128 meie lauluraamatutest. Jumala poeg, kel nimeks Jeesus. Selle laulu refrään ütleb välja väga hinnalise tõe. Et elab ta, tohin olla julge, et elab ta, on läinud kõik hirm. Ma tean, et hoiab ta mind ööl kui päeval, seepärast väärt on elada, et elab ta. See laul inglise keeles
Because he lives sai mulle armsaks juba 1994. aastal, kui ma esimest korda Ameerikas viibisin ja seda tihti sealsetest kristlikest raadiotest kuulsin. Aga ma nägin seda laulu eriti selgesti tõeks minevat möödunud nädalal. Sellel kannatusnädalal. Nimelt oli selles grupis, kellega ma Narvas käisin, üks naine, kes tõepoolest kannatas. Ta oli üks 4, kes laulis, kuid oleksite te näinud tema silmi ja olemust, kui ta oma issandat ülistas ja kiitis. Ta ise mängis klaverit ja laulis, kuid tal on Parkinsoni tõbi. Enne Eestisse tulekut olid nad abikaasaga tõsiselt kahelnud, kas ta üldse jaksab tulla. Kuid ta tuli ja ta nakatas meid kõiki rõõmuga. Jah, ta ei jaksanud meiega mitte paljud kaasa teha, kuid ta oli kõigil koosolekutel ja kogunemistel. Üsna tähelepanelikul vaatlemisel võis märgata, et tal on vaeva, kuid üle kõige selle oli temas näha rõõmu oma päästjast. Just nimelt seda, et elab ta, tohin olla julge. See oli tema puhul tõepoolest nõnda. Ja annaks Jumal, et see võiks meie kõigi puhul just nimelt nõnda olla. Olgu elus või surmas, aga ma olen Kristuse päralt, sest tema hoiab mind. Et elab ta, tohin olla julge. Et elab ta, on läinud kõik hirm. Ma tean, et hoiab ta mind ööl kui päeval, seepärast väärt on elada, et elab ta. Aamen. Me jääme palvele. Issand, me täname sind, et sina ei jäänud ristipuule, et sa tõusid üles, et sa valitsed, et sa elad isa paremal käel. Ja me täname ka selle eest, et sa palud meie eest. Issand, sina tead, et me oleme nõdrad inimlapsed, keset seda mässavat maailma. Ja sina tead, et me vajame sind. Me vajame sinu ülestõusmise väge ja rõõmu. Issand, aita, et me võiksime tõepoolest olla kui need, kes ei karda, ei kõhkle ega kohku, sest sina elad. Ja seepärast on tõesti väärt elada, et sina elad. Aita, et see tõde võiks meis kinnistuda. Ja issand, ma palun, et kui keegi meid peaks kuulma, kes ei ole veel sinu laps, siis issand, palume, et sinu tõmme võiks olla nõnda tugev, et ta ei saa muidu, kui ta annab oma elu sinule. Just nii, nagu mina tundsin 10-aastasena ja ma tänan, et sa oled kõik need 52 aastat mind kandnud ja ka minu õde ja paljusid teisi. Issand, sinu käed on siiamaani tugevad ja sina hoiad kinni oma tõotustest. Aita meid, et ka meie võiksime sinust kinni hoida ja mitte kunagi lahti lasta. Issand, selles maailmas me vajame sinu juhtimist ja tarkust. Aga aita meid käia sinu järel. Aita meil juhinduda sinu sõnast ja sinu vaimust, sest sina ei keela oma vaimu nendele, kes sind tões ja vaimus paluvad. Me täname, et sa kuuled meid ka praegu oma armu ja halastuse tõttu. Aamen.